aastaga sõeluuringu aeg ja mina leidsin tüki rinnast 1. jaanuari nädalavahetusel. Täpselt kuupäevalt ei mäleta, et ja minge kindlasti sõeluuringule, see ei ole nalja asi ja alguses on see vähk ravitav. Just, et kui me räägime rinnavähist, siis rinnavähk on Eestis kõige levinum vähk, aga samas teine positiivne pool, et kuna ta on kõige levinum, siis on ka tema ravi kõige rohkem arendatud. Diagnoosist esimese keemini oli mul 3 nädalat, et selle aja sees ma ütlen, emotsioonid intervalliga käisid 0-100 või 200, et mõttes korraldasin matused ära. Esimesena muidugi kontrollisin, mis mul finantsilised on, kas lapsed kooli lõpuni on kõik tagatud, need mõtted, siis käisid mõtted läbi peast, et kuidas ma oma matused korraldan, isegi selleni, et kujutuspildis, et mul on kirstõus, mis mul seljas on. See võib tunduda teile hästi karm, aga ma käisin selle kõik läbi ja see andis mulle tunde, sellest hullemaks minna ju ei saa. Võin kinnitada, ka minul käis peast kõik läbi. Ma mõtlesin, kas ilus on noorelt surra, kuidas matuseid korraldada, kuidas mu pere hakkama saab, kellele ma räägin, kellele ma ei räägi ja mis, kõik toimingud, mida ma peaksin tegema, et ma tegin oma testamendi ära, mõtlesin kõik asjad, abi on kõik olemas, aga me lihtsalt ei tea sellest, et siis, kui minul vähk oli, siis neid asju veel ei olnud, seda palliatiivravikeskust ei olnud ja kõike seda, sest mul oli 15 aastat tagasi, aga nüüd on palliatiivravikeskus, kus töötavadki psühholoogid, kus on sotsiaaltöötajad, kes saavad aidata ja mis kõige tähtsam, ärge tulge töölt ära, sest vahel tihti peale on see, ma sain vähi, nüüd ma tõmban kõik asjad, et ma tulen töölt ära, ma enam kuhugi ei lähe, ma istun kodus ja ootan nüüd seda ravi. No see on täielik läbipõlemine ja see teeb, mitte ei aita kaasa sellele, vaid see viib selle viimase energia ära. Palun tehke seda, mis teile arst ütleb, täpselt jälgige oma ravijuhiseid ja tehke kõik see kaasa. Sest ja kui teil, minul on geneetiline vähk. Minul ei ole geneetiline. Aga kui teil on hormonaalne vähk, siis võtke palun neid ravimeid. Minu sõnum on see, ja kui keegi teie lähedastest, kellelgi on see, ta ütleb, aga ma tunnen ennast hästi, ma ei võta enam, mul on 5 aastaks see ravim ette nähtud, aga ma tunnen, et kõik on hästi, ma rohkem ei võta. Nendel inimestel tavaliselt tuleb see vähk tagasi ja kes ei võta neid ravimeid, palun võtke ja tehke kõik oma arsti ettekirjutuste järgi, et see on kõige tähtsam asi. Ja et kindlasti peab hästi usaldama oma raviarsti, sest nemad on ju seda näinud ja kogenud palju aastaid, õppinud uuringutes kõiges, teavad seda, et kuidas sinul oli, kui sa diagnoosi said, kas sa otsisid infot selle kohta ka, et mis nüüd saab, kuidas saab guugeldada, tänapäeval on ju. Õnneks oli nii, et ma suutsin eemal hoida. Sellepärast just, et ma mõtlesin, et ma ei jää ennast veel rohkem närvi, kuna ma tegelikult teadsin, kuidas need asjad lähevad ja mis järgneb, sellepärast, et mu emal oli rinnavähk, kui ma olin 3-4 aastane. Mu tädil oli rinnavähk ja mina tegelikult hakkasin ennast sellepärast kaksuma, et ma nägin täditütart Selveris, kes ütles mulle juhuslikult, et tal oli rinnavähk. Ja selle peale ma koju läksin ja hakkasin ennast katsuma ja avastasin enda selle teise staadiumi rinnavähi. Et mu ema elas peale seda vähki veel 28 aastat. Mu tädi oli elus ja tegelikult tänaseks teda enam ei ole, aga ta elas üle 40 aasta peale seda, kui tal oli rinnavähk olnud. Nii et ma tegin küll need testamendid ära, mõtlesin need asjad läbi, et võib-olla mul ei lähe nii hästi, kui läks mu tädil ja emal ja täditütrel, aga ma olen selleks ette valmistatud ja ma teen kõik nii, nagu arstid käsivad, aga ma ise ei guugelda, ma ei lähe sellega hulluks, sest see teeb asja veel hullemaks.
füüsiline enesetunne hästi muutub selle raviga. Mina olin ravi alguses valmis. Ravi kestab 8 kuud. Ma mõtlesin, et see on nagu 8 kuud raseduse algust, kus on paha olla, aga see lõpeb hästi. või mingid pohmakat, mis kestab sul 8 kuud, et ma olin nagu valmis, et mul on 8 kuud halb olla. Ja siis, kui mul oli esimene keemia, ma tundsin tohutut kergendust. See oli nagu iga lausa, võiks öelda, et eufooria tunne oli mul sees, et ma saan ju nüüd terveks, sest matused oli mul korraldatud. Nüüd ju saab ainult paremaks minna. Ja siis, kui ma sain aru, et kas see keemia järgselt ei olegi kogu aeg koha olla. Päev 2 on sul halb olla. Ja siis, mis on see võrreldes 8 kuuga? Mitte midagi. Et siis mulle ka üks ekskolleeg helistas ja just oli ka keemiast tulnud ja ma olin kõik hästi energiat täis rõõmus ja siis ma pean sind pärast vaatama tulema, et kas sa tõesti oled selline. Kõige tähtsam on see, minu arst on minu kõige tähtsam inimene ja mina ise. Et sellest ma sain ka peale seda haigust aru, et ma ise olen ka tähtis. Et ennem oli nii, et oli minu laps, minu mees, minu koer, töö ka muidugi, töö oli ka veel seal ja siis oli tühja maad ja siis olin mina kuskil. Aga me peame kui me tahame selle haigusega ellu jääda ja uuesti sellest haigusest välja tulla, siis me peame seadma ennast teise kohas ja mõtlema, mis on minu tervisele hea. Ja peame seda haigust. Ma saangi nüüd aru, et elu peabki ilus olema, aga selle elu ilusaks teeme me endale ise. Et elu tuleb võtta, nautida ja täpselt selle järgi, mida sa ise tunned, mis on sinu jaoks hea ja huvitav. Tule, ära karda, lähme koos uuringule. Palun tule sõeluuringule. Sõeluuring ongi selleks, et päästa sinu elu. Just sinu.